Suur tänu, Peep, ma alati ootan neid komplimente, mis sa seekord minu kohta suudad välja mõelda. Palun. Aga tõesti, traditsiooniline makrohommik, aga kõik on täna nagu teistmoodi, et lauad on teistmoodi, majanduse asemel räägime pärast ka kultuurist. Ma üritasin ka oma slaidides anda natuke teistsugust vaadet täna võib-olla majandusele kui tavaliselt ja näete, ma proovin isegi vuntse kasvatada. Et kõik on hoopis teistmoodi. Aga kui looga pihta hakata, et siis jah, meil on seekord päris sellist värsket prognoosi kuskil paberi peale ei ilmunudki, et uuendasime lihtsalt natukene oma olemasolevaid prognoose. Ja samas majanduses toimuvad sündmused viimasel ajal võib-olla on olnud isegi päris põnevad. Aga panin siia alla ka, et seekord räägiks läbi inimsilmade. Ehk siis on tavaliselt majandusanalüütikutele nagu ka poliitikutele heidetakse ette, et nemad ei tea lihtsa inimese elust midagi, et nemad räägivad ainult mingist keskmist statistikat. Et täna ma proovin siis anda tänu koos siis ChatGPT AI abil natuke inimlikumat vaadet majandusele. Ja esimene inimene, kellest siis praegu peaks rääkima hakkama, on muidugi siis härrasmees nimega Donald, 78 aastat vana ja peagi siis Ameerika Ühendriikide president. Ja mis tema siis maailmast arvab ja eriti siis muidugi sellest, mis toimub Ameerikas. Ta üldiselt on olnud pigem nagu positiivne Ameerika majanduse osas, et valimiskampaanias pidi muidugi kriitikanooli ka heitma, aga ütleb, et USA majandusel on läinud hästi, aga tema tahab sellest teha siis maailma kõige ägedama majanduse üldse või kuidas tema neid termineid eesti keelde tõlkida. Kuid kui vaadata siis seda, kuidas USA majandusel läinud on, siis vähemalt Euroopaga võrreldes on need viimased tõepoolest olnud päris head võib öelda, et ka siin viimane kolmas kvartal Ühendriikide majanduskasv kuskil 3% ligidal, Euroopas võime sellest ainult unistada. Ja tõesti, et pärast seda siin just selle viimase aasta-kahe vältel, et kuigi ka Trump armastab rääkida sellest energiakriisist ja inflatsiooni väga kahjulikust mõjust Ameerika Ühendriikide kodanikele, siis tegelikult USA majanduskasv on olnud tublisti üle selle, mis me siin Euroopas oleme näinud. Ja siin punktiirijoonekesega on üritatud kuvada ka seda, et mida me siis arvame, et milline see tulevik olema saab. Ja sinna tulevikku muidugi oli neid Trumpi suuri plaane sisse kirjutada suhteliselt keeruline. Et kui mees ütleb, et teeb Ameerika majanduse veel võimsamaks, kui see kunagi eales on olnud ja mis meil olid seal, inflatsioon kahaneb nullini, palgakasv on vinge ja keskmisel inimene pole kunagi nii hästi elanud, kui siis, kui tema ajastul hakkab see olema. Et seda on nagu prognoosi panna raske, et seetõttu mul need Rootsi kolleegid pidid piirduma sellega, mis nad nagu statistikast näevad ja see statistika pigem näitab seda, et Ühendriikide majanduskasv on aeglustumas. Et tuleb järgmine aasta nagu 2% juurde umbes. Aga eks me jälgime nagu põnevusega, et kui vaadata neid Trumpi plaane, siis kui need samad maksukärped, teiste riikide hirmutamine, et tooge oma tootmine siia, muidu paneme teile tariifid peale. Eks see kõik võib tegelikult nagu majanduskasvule ka positiivselt mõjuda. Jah, kui võib-olla tulla ka selle tema peamise teema juurde, et see kaubavahetuse defitsiit, et panin siia kui palju siis just konkreetselt kaubavahetus on miinus poole peal Ameerika Ühendriikide vaatest, et kui palju siis erineb siis import ja eksport konkreetsete riikidega, Mehhiko, Euroopa Liit ja Hiina. Ja nagu näete, need tõepoolest siin, kui vaadata sellist pikemat ajatelge, siin viimased 30 aastat pluss, siis need numbrid on muutunud väga suureks. Ja kuigi seda Trumpi armastatakse nagu kritiseerida, siis ega tal on nagu mõnes mõttes ka nagu tõsi taga, et ega sa nagu ei saa lõpuni elada sellises keskkonnas, kus sa ostad ainult teistest riikidest asju ja ise nagu ei suuda midagi välismaailmale pakkuda. Et tegelikult tõesti, et kui me räägime kauba ekspordist, siis Eesti on tuntud eksportiv riik, meil eksport SKP-st kuskil 80%, siis Ühendriikides on see suurusjärk umbes 10% ja sellest kaubad on umbes 7%. Ehk siis tegelikult nende jaoks see välismaailmaga kaubavahetus täna ei ole nüüd majanduse mõttes niivõrd oluline ja eks nad saavad tänu sellele ka endale lubada sellist võib-olla jõulisemat retoorikat ja ähvardusi, sest et väga paljude teiste riikide jaoks on ju vastupidiselt Ameerika Ühendriigid kõige tähtsam ekspordisihtkoht, et ka Hiinast on palju räägitud, aga ka Euroopa Liidu kaupadest 20% liigub Ühendriikidesse. Ja mis nüüd saama hakkab, et kui keegi ütleb, et ta teab, siis üldiselt teile aetakse jama, et ega
minu amet on ka selline, et ma võin kõige üle spekuleerida, aga ega ma ka lõpuks ei tea. Ja noh, vaadates võib-olla nagu neid mingeid esimesi infokilde, mis sealt tulnud on, et see, et me nüüd siin tariifideta jääme, seda vast ei juhtu, kuid ilmselt siis läheb selliseks, noh, nagu see Trump on, selliseks ärimehelikuks läbirääkimiseks, et kes kui hea diili saab. Ja noh, temal on selline mugavustsoon, eks siis vaatame, kuidas eurooplased selle keskkonnaga toime tulevad. Ja noh, ütleme kolmas suur teema siis Ameerika Ühendriikide puhul on muidugi see, et mis puudutab nende sellist eelarvepoliitikat. Et viimastel aastatel on eelarve puudujääk, on olnud ikkagi, koroonaaeg on nüüd, siis me nägime seal kahekohalisi numbreid lausa, aga ka need viimased aastad, kui USA majandusel tegelikult on läinud justkui väga hästi, on nad suutnud saavutada kuskil 6% eelarve puudujäägi. Et noh, me siin Eestis läheme hulluks juba 3% peale. Ja noh, vaadades need Trumpi plaane jällegi, et kärbime kõvasti maksusid, siis seal läheb selle nagu nulli jõudmisega väga keeruliseks. Isegi muidugi päris null, kunagi neil ka eesmärk saab olla. Kuid ühesõnaga Ühendriikide see defitsiit pigem jääb püsima, ilmselt võlakoormus suureneb edasi. Ja võib-olla arvestades ka sellist üks mure, mis on olnud, on see, et Trump on olnud ka päris verine kohaliku keskpanga ehk siis föderaalreservi peale ja rääkinud, et noh, tahaks, et kuna tema on, mis see täpne tsitaat oli, aga kuna ta on nii kõvõrd hea ärimees olnud, et tegelikult ta ilmselt oskaks paremini föödi juhtida, kui need tegelased, kes seal praegu on. Et ta tahaks seal nagu sõnaõigust juurde saada. Ja noh, selles olukorras, kus sul on niisugune suur riik, kus see riigivõlg aina kasvab, eelarve on puudujäägis ja siis president tahab ka nagu keskpanka kontrollima hakata, et see üldiselt turgudel väga hea signaal ei ole. Aga noh, jällegi siin on teistsugused vaateid ka muidugi sellele öeldaksegi, et Trump tõmbab majanduse niivõrd kiiresti käima ja tänu sellele siis suudetakse ka seda eelarve puudujääki vähendada ja võib-olla isegi võlgasid tagasi maksta. Saab näha, aga noh, üks asi, milles ma olen suhteliselt kindel, on see, et Trumpi lubadus inflatsioon nulli viia, et noh, võttes arvesse tema soovid nagu siin makse alandada, tööjõu arvu vähendada läbi siis illegaalsete immigrantide väljaviimise, et ja noh, tuua veel juurde ettevõtted teistest riikidest läbi selle, et siis need tariifide hirmus oma tehased USA-sse siirdavad, et noh, et seda nullinflatsiooni seal päris kindlasti ei juhtu. Tuleme Euroopasse. Euroopas meil on selline proua nagu Kristiine. Tema on natuke noorem, 68-aastane ja mis siis tema täna majandusest arvab? Noh, ta on olnud viimastes väljaütlemistes pigem selline suhteliselt enesekindel, et inflatsioon on saadud enam-vähem kontrolli alla ja tema ettevaates intressimäärad hakkavad langema. Ja joonisele on pandud siis kollane joonekene on euroala keskmine inflatsioon, mis tõesti täna on alla selle 2% juba kukkunud. Ja roheline jooneke siis meie praegused hoiusintressimäärad ja noh, sealt kui see kollane joonek ära lõpeb, et saate aru, et sealt hakkab edasi ulme, ehk siis see, mis meie siin SEBs ette kujutame, mis võiks intressimääradega juhtuda. Aga see intressimäära prognoos on tavaliselt see, mis paneb nagu kõrvu kikitama, et noh, mis hinnaga ma siis ikkagi laenu saan tulevikus võtta. Ja noh, SEB siin vist me oleme natuke nagu sellest turu keskmisest positiivsemad, aga meie selline väide tõesti täna on, et tegelikult see keskpanga hoiuse intress, mis on selline väga lähedane on ju Euribori määrale, jõuab tegelikult juba järgmise aasta suvel sinna 1,5% juurde. Ja see on päris jõuline kukkumine võrreldes sellega, kus me olime selle aasta alguses, ehk siis 4%. Ja noh, mis selle taust on, kõik on see, et inflatsioon tõesti tundub, et praegu on kontrolli all, langeb, jõudnud juba alla selle 2% piirima. Samas Euroopa majanduskasv on aeglane, et eks see ongi selline loogiline hetk, millal hakata neid kraane avama. Ja noh, kui suudeti siis teha see pehme maandumine majandusele, et tõsta intressimäärasi, saada inflatsioon kontrolli alla ilma suure majanduslanguseta, et no ehk õnnestub siis ka selle majanduse käivitamine, aga taas saame näha. Mida siis Kristiine veel väga murelikult ikkagi jälgib ja millest tulenevalt me võib-olla ka ennustame siin sellest suuremat intressimäärade langust on see, mis siis toimub Saksamaa majandusega. Et tegemist on kahtlemata on ju nii Eesti kui Euroopa vaatevinklist ehk kõige olulisema riigiga. Ja Saksamaa puhul on pikalt öeldud, et no kohe, et kohe hakkab paremaks minema. Et jah, meil oli see energiakriis ja siis meil oli siin natuke tööstuses muresid, aga et no kohe hakkab paremaks minema. Aga neil on üks selline kohalik kindlustundeindeks, mida üks instituut nimega IFO seal kogub, mis siis peegeldab sellist nagu ettevõtete üldist nagu tunnetust, et kuidas siis nagu päriselt äriga lood on. Ja kahjuks see näitaja on siin viimasel ajal jälle pigem nagu allapoole liikunud.
ehk siis need Saksamaa majanduse hädad ei taha mitte kuidagi läbi saada. Ja hästi palju on seal taustal räägitud siis sellest, et noh jah, et see Venemaa odavat energiat enam ei tule, see on tõsi. Siis räägitakse sellest, et tööstuses ja ekspordis on raskused, kuna Hiina on konkurents suur ja Hiina ise enam midagi väga ei osta, et noh, see on ka samamoodi tõsi. Aga millest võib-olla natuke vähem räägitakse on ka see, et tegelikult sakslased ise on ülikonservatiivsed siiski oma nii eraisiku tasandil kui riigi tasandil siis igasuguste kuulutuste tegemisega. Sest et sel aastal isegi tegelikult eksport peaks panustama Saksamaa majanduskasvu positiivselt. Kuid kus see miinus tuleb, on siis suured investeeringute vähenemised ja ikkagi ka väga nigel eratarbimine. Ja noh, nüüd see, mis me täna nüüd Saksamaal näeme, see valitsuskriis, kus siis lõpuks Scholz pidi oma rahandusministeri lahti laskma, sest et too ütles, et ta ei ole nõus nagu riigivõlga tõstma, siis peegeldab seda väga hästi, et kuivõrd isegi nii selliselt raskes olukorras, kus tõesti, et Saksamaa majandusel on läinud pikemat aega väga halvasti, samas riigi võlakoormus on suhteliselt madal võrreldes teiste riikidega ja pigem on nõus üks partei nagu lendama siis valitsusest selle nimel, et jumala eest me ei suurendaks riigi võlakoormust, et ma arvan, et see on nagu hästi iseloomustab selle riigi sellist üldist mõtlemist sellest riigi rahandusest ja mingites situatsioonides võib olla väga hea, aga täna Euroopa vaatevinklist ma arvan mitte niivõrd ega ka ilmselt Saksamaa omast, et tõesti, et siin viimaste aastate jooksul see suur investeeringute vähenemine, et selle pinnad sai ehitada kiiremat majanduskasvu. Nii, aga nüüd tuleme Eestisse. Tegemist on Ivoga, 52-aastane ja ta on ühe suure kaubanduskeskuse juht. Vanasti ta oli Aktuaalses Kaameras sellisest õnnetunaga, on ju. Siin on ta natuke selline tõsine. Aga mis tema siis majandusest arvab? Et, tema kommentaar täna selle majandusolukorral on see, et tõesti, et need müügimahud endiselt on madalad, aga kui ta oma kaupluseketi näitel ta vähemalt tunneb, et enam need müügimahud ei vähene. Ja taustal olen pannud siis jaekaubanduse mahuindeksi, mis iseloomustab jälle seda kogust, mitte siis nagu eurodes mõõdetuna, vaid kogu sellised pigem, et kui palju siis kauplustes müüakse. Ja kuigi siit justkui midagi väga head nagu välja ei paista, siis tegelikult ikkagi viimastel kuudel on see langustempo selgelt vähenenud. Ja jah, et kui meil nüüd, ma ei tea, esimest sammast saab ka välja võtta, et kui teha siuke nagu poliitiline revolutsioon, et kui sellise teine sammas vabaks, et võib-olla kui esimene sammas vabaks teha, et siis saaksime veel korra nagu nii üles, aga seda ilmselt hetkel ei juhtu. Ja seetõttu pigem on, kui vaata nagu ettevaates, siis ilmselt me jääme üsna sellisele tasasele pinnale siin nüüd püsime, et jah, et see maht enam ei lange, aga seda praegust vajanduskeskkonda arvestades ka siit suurt kasvu ennustada on päris keeruline, kuna lihtsalt tööturul ei lähe väga palju hullemaks, ei lähe väga palju paremaks. Ekspordiga kogu selle käivitamine, kõik see võtab aega, et sellist nagu jõulisemat kasvu me ilmselt siin mõnda aega ei näe. Ja mille pärast Ivo veel väga palju muretseb, on muidugi selline endine eestlaste äärmine pessimism, et Eestis tarbijakindlus endiselt püsib seal varastas 90-ndates. Ivol siin kahjuks ei ole andmeid selle kohta, mis toimub näiteks Leedus. Leedu on kuskil siit ekraanist ülespoole läinud juba, kuna seal on kõik nii väga hästi. Teised riigid seal kuskil vahel, et see eestlaste äärmine pessimism tõesti torkab Euroopas silma. Ja ma ütlen, et siin on väga raske sellist otsest põhjust leida rohkem kui see, et mis meil tõesti selle uudistes vastu vaatab. Et kui selle tõesti on räägitud 2-3 aastat siin suurest majanduslangusest ja siis veel tullakse öeldakse, tehakse automaks ka uuest aastast, et siis tuju läheb lihtsalt ära. Ja kahjuks see ka peegeldub ikkagi lõpuks ka selles, et kui palju sellised suuremaid ostusid tehakse. Et jah, et juustuvorsti võid poest ikka osta, aga võib-olla uusi telekaid mitte. Ei räägi siin ainult tipsuga inimestest, räägime ka sellistest lihtsamatest tavalistest tööinimestest. Kalev 50-aastane puidutööstuse tööline Antslast ja tema vaade majandusolukorrale. Kalev töötab ühes sellises Eesti traditsioonilises puidutööstuses. Ja kuidas tema, kui küsida tema käest täna seda majanduskommentaari, ta on lihtne mees, ta ütleb lihtsalt, et tööd on vähe. Ja ma ei ole kindel, kas Kalev ise nagu seda majandusstatistikat jälgib, kuid kui mina sinna taustale mingid numberid vaatan, siis siin on 2 EKG joonekest, et sinine on Eesti kogu tööstustoodang, jällegi siis tööstuse tootmise maht ja roheline siis puidutööstuse oma.
siis kui meil juba tööstuse poole pealt me näeme, et me oleme siin võrreldes 2021 aasta selle keskmisega kukkunud sinna kuhugi 80% peale kõigest sellest, siis puidutööstuse puhul see tegelikult on isegi alla 70%. Et tegemist on Eestis võib-olla kõige suurema tööstussektoriga, aga ka siis sektoriga, kes on selles tänases majanduslanguses kõige rohkem pihta saanud. Ja seda jällegi olen mitu korda siin ju varem rääkinud, et tulenevalt sellest Põhjamaade ehitusturu olukorrast, kus tundub ka, et nagu väga palju halvemaks enam ei lähe, aga see, et läheks paremaks, et see võtab ka kindlasti päris palju aega. Mis nagu võib-olla siis Kalevi ülemusi seal puudutab enne kõike, nad on Kalevile ka sellest rääkinud, et tegelikult uusi tellimusi on siiski mõnevõrra juurde tulnud. Et see tööstusolukord pole enam niivõrd nigel, kui ta oli mõni aeg tagasi. Aga samas võiks öelda, et need uusi tellimusi ikkagi nagu piisavalt ei ole, et siin omanikud ja ülemused saaks rõõmustada, et nüüd on kõik hästi. Et endiselt tegelikult see tööd pole nii palju anda, kui on inimesi, kui palju on masinatel võimsust. Kuid ka selline väike nõksakas ülespoole jällegi, et see annab mingisuguse positiivse signaali, et ilmselt ei ole mõtet nagu poodi kinni panna, et tundub, et midagi hakkab toimuma. Ja arvestades ka eelnevalt on seda intressimäärade kiiret langusprognoosi, siis see jätab tõesti sinna Põhjamaade majandusse päris palju raha ja praegu peegeldub see selles, et selline suurem kinnisvarahindade langus on Põhjamaades läbi. Aga ka Rootsi puhul tundub, et natukene hakkab seda juba ehituslubade poole pealt tulema pisut sellist optimismi, et äkki hakatakse üks hetk ehitama, aga kindlasti see ei juhtu aastal 2025, vaid pigem siis 2026, isegi 2027. Samas, mis siis võib-olla Kalevit veel nagu rõõmustab, on see, et ära teda pole koondatud endiselt ja ta arvab, et ilmselt ei koondata ka. Ja seda just selle põhjusel, et kui see ettevõte on suutnud siiamaani vastu pidada, siis suure tõenäosusega peatakse veel ka need mõned ajad veel. Et kuna tundub, et tõesti natukene need uusi tellimusi ikkagi juba juurde tulnud, äkki tuleb tulevikus veel. Ja arvestades seda tõesti Eesti tööturu keerulist olukorda, kus inimesi pole väga võtta, siis pigem hoitakse see Kalevi ametikoht alles. Ja palka võib-olla see aasta ei tõsteta, kuid ei tahaks inimesest nagu lahti saada. Ja kui me vaatame sellist üldist statistikat siit joonisel juurde, et siis on seal punane jooneke siis töötuse määr, kollane palgakasv, siis tegelikult töötuse määr hoopis registreeritud töötuse vähemalt Eestis on hakanud hoopis allapoole tulema natukene, aga allapoole on selgelt tulnud ka palgakasv, et kui meil tõesti viimased 2 aastat see keskmine brutopalk kasvas seal kuskil 11%, nüüd siin Maksuameti andmed viimastel kuudel on pigem 5-6 olnud juba isegi. Ja järgmine aasta samamoodi, et ega sealt pole ka midagi väga head oodata, et lõpuks peab ka riik hakkama kokku hoidma ja kui siin vahepeal meil ju just riigieelarvest palka saavad inimesed, nende palkade tõus vedas seda palgakasvu, et seda ilmselt siis järgmisel ega ka ülejärgmisel aastal ei juhtu. Natuke ka nooremaid tegelasi, Andrei, 27, ärianalüütiku ühes Eesti tehnoloogiaettevõttes ja tema vaade muidugi on see, et nende sektori on läinud suhteliselt hästi. Et kui me vaatame, siis meil on olnud siin tõsine majanduslangus, aga alati, et majanduslanguse all on ka neid, kel läheb suhteliselt hästi. Ja kui me võrdleme siis selle aasta esimest poolt kogu selle kriisiteelse ajaga, siis 2019 aasta esimeses pooles, siis tegelikult meil on hunnik sektorid, kus on seda lisandväärtust juurde tulnud. Raha tehakse rohkem. Silma paistab muidugi see kinnisvaraalane tegevus. Ma ei tea, kas siin on siis niivõrd hea äri just kinnisvara arendajatel, aga tegelikult siin on Eestis on pikaajaline trend on, kus lihtsalt see sektor läheb kogu aeg suuremaks, et järjest loobutakse oma enda kinnisvarast, järjest rohkem üüritakse seda ja kõik, kes seda kinnisvara välja üürivad, et need tegevusalad kasvavad. Ja see kinnisvara on võib-olla ka nagu eestlastele selline südamelahadane koht, et kipub olema selline valdkond, kuhu ka investeeringud lähevad ja soovitakse nagu aina rohkem sellist rendipindasid arendada. Aga muud sektorid, selgelt sellised hästi makstud valgekraelised ametid, siin kutsetehnikaalane tegevus, et mõelge keegi oma tutvusringkonnast, kes saab väga head palka ja käib lipsuga tööle, et siis ta tõenäoliselt töötab selles valdkonnas. Et seal on siis erinevad igasugused õigusbürood, inseneribürood, reklaamibürood, kogu selline hästi makstud kontorite tegevus, ka peakontorite tegevus. Ja jällegi, et see on tegelikult see orgaaniliselt asi, mida jõukamaks majandus saab, seda kiiremini see kasvab see sektor. Ja kolmandana siis muidugi info ja side.
aga kus on muidugi jah, et nagu räägitud, olukord oluliselt halvem on töötlev tööstus, kus selle perioodi vältel on kõige suurem nagu miinus tulnud sinna Eesti majanduskasvu ja suured sektorid veel, et kaubandus, samuti transport on ju, kes siis sõltub sellest, et kas asju peab kuhugi transportima või ei pea, milline majandusaktiivsus on. Räägime natuke sellistest asjadest, kus me ise käime, kohvikud. Et siin on üks Kaja, kes on kohvikuketi omanik ja tema sektor tegelikult paistab silma selle poolest, et neil on võib-olla teistega võrreldes läinud natuke paremini, et siin on joonisele pandud siis majanduskindlustaja indeks suurematel tegevusaladel. Roosaga on siis teenindussektor, kus on Kaja kohvikukett ja tegelikult sel sektoril on üllatavalt läinud kogu selle suure majanduslanguse kõrval, millest siin räägitakse, pigem hästi. Ja ega siin nagu väga head selgitust ei ole, et mul siin Eesti Pangas kolleegid on välja käinud sellise idee, et see majanduslangus, et seda pole Tallinna kontoritöötaja tundnud ja nende kulutused kuskil väljas söömisele ja vaba aja veetmisele pole tegelikult eriti kahanenud. No, see on selline natuke kahtlane, kuid jah, et ütleme teenindussfääris see olukord on olnud stabiilsem. Ja mis paistab silma, et ka viimastel kuudel on nende optimism ikkagi natukene kasvanud. Varasemalt on seda alla viinud võib-olla mingisugused need ettevõtted, kes peamiselt keskendusid turistidele, et Soome turisti jaoks tulenevalt hinnatasemest Eestil on väga mõistlik sihtkoht ei ole. Aga kodumaist tarbijat ootavad ettevõtted üldiselt, nende situatsioon on suhteliselt hea ja jällegi vaatas seda, et tegelikult intressimäärad meil alanevad, jõukad majapidamised, nende laenumaksed hakkavad ka natuke vähenema, et äkki saab natuke rohkem järgmine aasta kohvikus käia. Siis meil on Stepan. Stepan on ehitaja ja ta tuleb Narvast. Ja tema jälgib olukorda muidugi siis ehitusturul. Ja siia on pandud siis, praegused ehitusmahud kõige viletsamad ei ole, aga teda huvitab võib-olla kõige rohkem, et mis siis nagu homme saama hakkab. Siis tegelikult, kui me vaatame neid uusi ehituslubasid, mis on välja antud, siin sinine jooneke on siis mitte-elamud, kollane jooneke on eluruumid. Et jah, et eriti eluruumide puhul paistab silma see, et ehituslubade arv on vähenenud, aga võiks öelda, et see olukord ei ole üldse dramaatiline. Ja eriti, kui me võrdleme siis olukorda siin Põhjalaga, et Stepan ennem töötas Soomes näiteks, Soomes täna võiks öelda, et sisuliselt ehituslubasid välja ei anta. Seal ei toimu mitte midagi. Et kui Rootsis on nagu mingisugust aktiivsuse tõusu näha, siis Soome tase sellisest normaalsest on kuskil mingi -80%. Ehk siis selline totaalne vaikelu ehitusturul, mis ilmselt kandub ka aastasse 2025, et kui sul 24 ehitusluba välja ei anta, pole 25 ka millegi alusel midagi ehitada. Et tegelikult see ehituse situatsioon Eestis on isegi üllatavalt heaks jäänud, et me ei ole siin käinud kooskõlas teiste Põhjala riikidega ja ju siis meile see intressimäärade mõju ikkagi on olnud sedavõrd palju väiksem. Et jah, et muidugi see on valus kinnisvarasektorile üle maailma, kuid kuna Eestis üldiselt võlakoormused on madalamad, siis võib-olla selle mõju pole kokkuvõttes niivõrd tugev olnud. Riigirahandus on meil ka kuum teema ja sellest räägib meil Annika, kes on Rahandusministeeriumi osakonna juhataja. Ja mis Annikale nagu muret valmistas eelnevalt ennekõike oli see, et tegelikult enne siis uut valitsust, enne igasuguseid maksuplaane prognoos oli, et Eesti riigieelarve puudujääk on siin lähema 2 aasta jooksul kuskil 5%. Ja kunagi ma olen piisavalt vana, et ma veel mäletan aegu, kus Eestis pidi eelarve alati nagu vähemalt nullis, kui mitte puudujäägis olema. Et nendest aegadest me oleme üsna kaugele triivinud. Ja eks see käib, ütleme sellise ka riigi arenguga kaasas, et saame jõukamaks riigiks, tahame paremini elada, siis juba armastame ka siin võib-olla ette tarbida mõningaid sotsiaalteenuseid. Ja selle tulemusena, see tegelikult ei ole nagu jätkusuutlik ju, et Eesti-sugune riik peab siin 5% eelarve puudujääk, et iga aasta see tähendab ju seda, et me peame aina rohkem ja rohkem laenama, aina rohkem raha kuulub intressikulude teenindamiseks, et tegelikult midagi pidi ette võtma. Ja vaadates seda nagu riigi kulutuste poolt, kus me siis paikneme, siis seda võib siin debateerida, aga aus vastus on, et ega nagu kuskilt väga midagi võtta ei olnud. Et see, et Eesti riigieelarvest palju raha kokku hoida, tähendab seda, et tegelikult peab loobuma mingitest väga suurtest sotsiaaltoetustest või siis tagasi keerama mõningaid neid
kulutusi, mis tehti, mis meid sinna -5%-ni viisid, et aga noh, päris need ei ole ka nagu lihtsad kohad, et noh, üks suuremaid mõjutajaid see näiteks oli riigiteenistujate siis palgatõus ja ma ei räägi siin mingi ministeeriumi ametnikest, vaid noh, see, et meil õpetajad saaks rohkem palka ja see, et meil arstid saaks rohkem palka. Kõrghariduse rahastamine pidi kasvama iga aasta 15%, noh, see oli üks selline väga suur kuluartikkel. Lastetoetused, noh, seal juba midagi keerati tagasi. Tegelikult need kohad on sellised, et kuhu poliitik ta ei lähe seda kärpima, sest see on selline poliitiline enesetapp. Ja kui vaadata tegelikult Eesti maksukoormust osakaaluna SKP-st, siis sinine jooneke siin, et me oleme valdavalt olnud siin läbi aastate OECD riikide keskmisest pisut madalamal. Ja selle juures tuleb mõelda, et kes sinna OECD-sse veel kuuluvad, on ju. Et see ei ole Euroopa, et sinna kuuluvad ka näiteks Ameerika Ühendriigid, sinna kuulub veel väga palju riike, kus on tasuline haridus, tasuline meditsiin. Ehk siis see ei ole ka see õige võrdlusbaas, et meie arvastame siin tavaliselt kõrvutada soomlastega ja noh, soomlaste maksukoormus näete on sellisel tasemel ja neil jääb ka raha puudu. Ehk siis noh, tõenäoliselt see, et me selle eelarve puudujäägi kompenseerimiseks pidime maksukoormust tõstma, on ilmselt pigem parem lahendus. Ja selle tulemusena siis prognoosi kohaselt aastaks 2026 meie selline üldine maksukoormus jõuab sealt kuskil 33% juurest kuhugi 35% peale. Ehk siis pluss 2% circa. Ja noh, tänu sellele, jah, ilmselt me sellest OECD keskmisest jõuame ülesse poole, aga Euroopa riikide mõistes jääb endiselt Eesti maksukoormus üheks kõige madalamatest. No mõned sõnad minu poolt ka, et Mihkel, majandusanalüütik, et mis siis mina arvan sellest, mis siis majanduses toimuma hakkab. Et jah, et no selles prognoosi uuenduses me natuke need numbrid pidime korrigeerima ja no ikka allapoole nagu kombeks, et sellel aastal tegelikult noh, ootab umbes 1% majanduslangust kokku. Aga jah, see on siis võrdlus jällegi eelmise aastaga. Et tegelikult, kui me vaatame siin näiteks viimast kvartalit, mille kohta numbrid kolmas kvartal, et noh, siis meil palju õnne, meil oli isegi majanduskasv pluss 0,1% kvartali võrdluses. Et võrreldes teise kvartaliga majandus natukene suurenes. Ehk siis Eesti on jalad põhja saanud ja hakkab see majandus kasvama, et ilmselt siin noh, neljanda kvartali number on võib-olla juba äkki on 0,3% kasvu. Kuid et siit tuleks mingisugune väga jõuline majanduse taastumine, et seda mul on ka hästi keeruline näha. Siin on põhjuseks on kõigepealt see väliskeskkond. Meie peamised ekspordi sihtriigid ei kasva väga kiiresti. Saksamaa majandusel on probleeme, see mõjutab Soomet ja Rootsit. Intressimäärad langevad, kuid on endiselt kõrged. Investeerimisotsuste tegemiseks kulub aega. See, et kui nad ühel hetkel on madalale jõudnud, võib-olla siis alles hakatakse neid plaane tegema. Kui me tuleme nagu siseriikliku poole peale, siis no, eratarbimine selles oludes, kus kõigil on selline sügav masendus ikka peale Eesti majanduse pärast, see ei ole lihtne tekkima. Pluss siis tuua siia juurde erinevad maksutõusud, automaksud, käibemaksutõusud, 26 eesootav siis tulumaksutõus. Et noh, sellist survet Eesti majanduse peale on päris palju. Aga positiivse numbrid tulevad sellelegi vaatamata ja see on põhjuselt see, et nii halvasti on läinud varasemalt, et sellise madala baasi pealt tõusta ei ole kuigi keeruline. Ja noh, elu ikkagi läheb paremaks, et inflatsioon meil sinna 2% alla ei kuku nii pea, kuid palgakasv ilmselt seda ületab, kuigi jah, et päris selliseid numbreid me ei näe, kui me varasemalt nägime. Ja noh, tõesti, et kui mina peaksin siit mingisuguse lõppjärelduse tegema, siis on see tõesti, et majandusel hakkab paremini minema, aga me ei pruugi sellest aru saada. Et vahepeal läks jube halvasti, kui vaatad numbreid, noh, samas kõik elavad edasi, mingisugust tegelikult ju suuri hädasid üldiselt ei ole kellegil. Ma arvan, et see majandustõus saab olema üsna sarnane. Et numbrid on nagu paremad, aga noh, tunne on ikkagi täpselt samasugune, et justkui midagi ei toimu, ei ole mingit kasvu ju kuskil, ei ole ju hästi. Nii, aga siis ma praegu ütlen sellega aitäh. Suur tänu sulle, Mihkel, et jah, et ma unustasin siis, et ma ei teadnud, et mis see formaat täna on või natukene teadsin ka, aga et ma tutvustan ennast siis uuesti, et Peep 39 ja Pankur. Aga sa võid nüüd, et mul mugavam oleks, et siis pane eelmine slaid tagasi, kus sul aitäh oli. Väga hea.
Kõigepealt siis minu lugupidamine, et sa olid päris palju intervjuusid teinud, et astusid ka siis võib-olla oma mugavustsoonist välja. Aga ma hakkan siis küsimustega peale. Mõned küsimused on online'is, aga andke mulle käega märku, et kui keegi soovib ka ruumis küsida, et siis liigub teie juurde mikrofon ja saate küsimuse küsida. Kas keegi? Nii, palun, et Hans. Aitäh. Väga põnev ettekanne. Aga mul on küsimus ühe toote kohta, millega meie kontserni ettevõtted tegelevad. See on nafta hind. Nafta hinna osas järgnevaks aastaks, 3 aastaks on SEB pangal ka mingi nägemus. Et täna ta kuskil on Brenti toornafta hind kuskil 73-75 juures. Selline pikem perspektiiv ja nägemus. No selle nafta hinna prognoosimisega alati, meil nägemus on olemas, ma sulle peast seda kohe ei ütle, aga meil on grupis on selline guru nimega Bjarne Schilderoep, kes on norrakas ja tema on umbes kord nädalas Financial Times tsiteerib teda ja ma arvan, ta on üks nagu inimesi, kes teab kõige rohkem maailmas peaaegu nafta ja selle hinna ja kogu seda masinavärgi kohta, mis selle hinna lõpuks moodustab. Ja tema, ma mäletan, käis kunagi Eestis tegemas ka klientidele sarnast seminari rääkimas nafta hinnast ja selle prognoosimisest. Ja ta näitas sellised nagu päris numbrite pealt, et millised siis olid olnud nafta hinna prognoosid ja milline nafta hind siis tegelikult oli. Ja siis prognoosid kippusid olema see, et tänane hind on natuke ülespoole. Ja siis mis tegelikult toimus oli see, mis Jumal juhatas. Et kui vaadata praegu lihtsalt seda keskkonda et siis siin OPEC riigid on olnud huvitatud pigem nafta hinna hoidmises seal kuskil pigem $90 lähedal isegi barrelist ja ähvardanud siin igasuguste ka tootmiskärbetega, kui seda taset ei saavutata. Nad on ilmselt valmis leppima ka natuke väiksemaga, kuskil 80. Aga suur küsimärk on siis ka see, et kogu see poliitiline pool täna. Et see vähemalt lühiajalises plaanis võib väga palju seda prognoosi või neid hindasid ka mõjutada. Et meil on see Lähis-Ida situatsioon, siis meil on Donald Trump, kes tahab ka siis maksimaalselt suurendada võib-olla Ameerika Ühendriikide tootmismahtusid, et nafta hinda alla viia. Ma võin sulle pärast saata meie ametliku prognoosi, aga iseenesest mürki ma ühegi nende peale ei võtaks aastal 2025. Nii, aga võtame ühe küsimusega siis veebist, et Eesti konkurentsi ja tegelikult Euroopa konkurentsivõime teemaline, et eeldades, et Euroopa Liidu energia hind koos tarnega ehk siis võrgutasudega kasvab edasi just tarnekindluse ehk siis võrgu tugevdamise arvelt ja siis, et eeldades, et USA loobub rohepöörde kiirest rakendamisest, milline võiks olla 2025. aasta lõpuks siis Euroopa Liidu konkurentsivõime võrreldes siis USA ja Hiinaga ja millistes sektorites suudetakse konkurentsis püsida? Ma arvan, et Euroopa puhul ükski muutus ei toimu kiirelt, et konkurentsivõime. Ega meile see situatsioon üldiselt Euroopast rääkides on ju, ega siin midagi rõõmustada ei ole. Et mõnedki riigid jäid sellisesse teatavasse mugavustsooni, et see Saksamaa näide on nagu kõige ilmekam neist, et kui see lähebki majandusel vahepeal väga hästi, kõik kiitsid Saksamaad, et jube hea majandus olete teinud, et vaat kui vägevad tööstusettevõtted teil on, küll te suudate neile hiinlaste igasugust jama maha müüa ja kõik on õudselt hästi. Siis kui ühel hetkel avastatakse, et ei ole enam nii hästi, et nende muutuste esile kutsumine võtab väga palju aega. Aga nagu positiivse poole pealt arvaks, et Euroopa on endiselt üks maailma kõige kõrgema haridustasemega regioone, kus on hunnik maailma kõige konkurentsivõilisemaid ettevõtteid. Et ma arvan, et nagu päeva lõpuks suudetakse midagi nagu valmis mõelda, et ilmselt mitte aastal 2025, aga mingis plaanis küll. Ja Eesti kontekstis on see, et see Euroopa on ikka niivõrd kirju, et meil siin selles suures potis on õnnestunud küll siin viimastel aastatel või viimastel aastakümnetel oluliselt rammusamat suppi keeta. Et Eesti majanduskasv on ju väga teisest killast olnud, kui ta on Euroopas keskmisena. Ja ma ei näe ühtegi välistavat tegurit, et miks ei võiks nagu niivõrd
siin edasi jätkuda, et väga paljud tegevusalad, kus see lisandväärtus on väga suur, ei ole absoluutselt energiamahukad. Et jah, et meil on mingi energiamahukas tööstus, kellel on probleeme, aga Eestis ei ole seda kunagi eriti eksisteerinudki. Küsin kohe järgi, et siis Eesti konkurentsivõime osas, kus sa andsid juba sellise kerge positiivse sõnumi, et aga ikkagi, et kui vaadata siin nüüd viimaste aastate siis kulude kasvu ja siis Eestis võrreldes ütleme Euroopa keskmisega või ka siin meie regiooni riikidega, et kulud on kasvanud kiiremini, et kui see nõudlus nüüd taastub, et kui konkurentsivõimelised me siis ikkagi oleme? Tõe hetk tuleb, et aga kõik on, ma ütlen, et ma olen seda juttu veel kunagi rääkinud, aga igasugused need OECD ja IMF-i missioonid, kes käivad Eestis, et nad on nii kaua, kui mina mäletan, nad on alati nagu maininud seda, et teil on ikka päris kiire nagu hinnakasv ja päris kiire palgakasv, et teie konkurentsivõime võib sattuda ohtu. Ja seda lugu on räägitud meile 20-30 aastat, siin me oleme. Ma iseenesest arvan, et selline, eks lõpuks see kulude kasv, et see on ka selline nagu positiivne survetegur, et kui sul näiteks palgakasvu ei ole, ja kulud ei kasva, sa ei peagi mitte midagi muutma ja kõik on jube hästi, et teeme edasi nii, nagu me oleme kogu aeg teinud. Et eks see palgakasv ja see praegu keeruline aeg on ju sundinud ettevõtteid pingutama. Ja alati, et seal on kuskil nagu mingi fine balance, et sa ei tohi süsteemi katki teha, aga lihtsalt ma vaatan seda Eesti olukorda, kus pankrotte ma siiamaani kuskil väga ei näe, palgad kasvavad edasi, tööhõive ülikõrge. Selles kontekstis nüüd öelda, et me oleme kaotanud totaalselt oma konkurentsivõime, kõik on halvasti, et praegu ma ei julgeks seda küll veel öelda, et ma ei saa välistada, et see juhtub mõne aja pärast, aga täna on pigem need Eesti majanduse probleemid on tulenud sellest majandustsüklist kui sellest, et me nüüd oleme konkurentsivõime kaotanud. Tänud, lähme tagasi siis globaalsele tasemele, et sa alustasid, et Donald 78, et siis küsimus seotud ka siis USA-ga, et inflatsioon, et sa ütlesid küll, et uus president siis või tulevane president lubab, et inflatsioon on 0, aga mis sa ise arvad ja siis mõju tegelikult ka Euroopale, et kas see inflatsioon siis tuleb ikkagi alla ja teistpidi mõju ka siis Euriborile, et kas see tänane meie prognoos, et Euribor jõuab kuhugi sinna 2% tasemele ja sinna stabiliseerub, et kas see täna veel peab? Täna see veel peab, aga ega põnev situatsioon on, et mulle tõesti tundub, et kui Trump vähegi kavatseb nagu ellu viia neid plaane, mis ta on välja käinud, siis selle ilmne tagajärg oleks oluliselt kiirem inflatsioon Ameerika Ühendriikides. Mida siis jällegi föderaalreserv peaks ravima siis kõrgemate intressimääradega, kui Trump talle siis nagu mingisugust oma ideed maha ei suuda müüa. Aga Euroopa lõpuks on ju, meil on natuke teine majandus siin. Meie majanduskasvu ei ole päris sellisest killast, et ma ei ole kindel, kas Euroopas saavad intressimäärad olla nagu võrdsel tasemel Ameerika Ühendriikidega, kuid mis see lõpuks tähendab seda, et dollar tugevneb euro suhtes ja see kaubavärk, mis meile tuleb Euroopasse sisse ja mida me ostame dollaris, muutub meie suhteliselt kallimaks, tõstes jällegi seda hinnataset, et see saab olema selline suhteliselt põnev võrrand, aga ma ütlen, täna on natuke vara veel, et me siin sai jälle see valitud, et selle pinnalt mingisugust prognoose päriselt teha. Sa vastasid ära ka küsimuse, et mis saab euri-dollari kursist, et siis dollar suure tõenäosusega võiks tugevneda. Jah, mul on väga keeruline. Ja juba on tugevnenud, on ju. Nii, geopoliitiline risk seoses siis tulevase Ameerika Ühendriikide presidendiga, et ja kuidas seda siis ka siinse regiooni majanduskasvu prognoosi sisse võtta või hinnata? Vastus olema kõige kohta maailmas. Aus vastus on, et keegi ei tea ju. Eks me kõik loodame, et kõik läheb hästi. Äkki lähebki. Räägitakse, et Trump ei taha kaotada. Ilmselgelt, kui ta laseks nüüd Putinil Ukrainas teha, mis ta tahab, siis seda nähakse maailma areenil kui kaotust.
aga lõpuks keegi ei tea, et me võime siin spekuleerida, kui me spekuleerime, aga eks me siis näeme, kuidas 24 tunni jooksul pidi ju konflikt lõppema, kui ta ametisse saab, et siis peame uue aasta ära ootama. Nii on. Kas kellelgi on saalist veel küsimusi? Nii, tundub, et ei ole. Üks küsimus veel online'ist, et Läti-Leedu majandus võrreldes Eesti majandusega, et kuidas sa seda hindad ja mis on Läti-Leedu majanduse väljavaade? Leeduga võib-olla on kõige rohkem neid võrdluse Eesti puhul toodud, on ju. Ja Leedul on neid suhteliselt hästi võrdes Eestiga ja tänu sellele, et nad on panustanud oma ekspordis natuke teistsugustele riikidele kui Eesti, on ju. Nemad on teinud kaupa pigem Saksamaaga ja Poolaga, kus on oluliselt madalam võlatase, kus on tänu sellele on nõudluspilt parem kui Põhjamaades. Nad on kõvasti üritanud meelitada enda juurde igasuguseid ettevõtteid. Ma ei ole kindel, et me Eestis peaksime sama tegema, mis nad tegid, et ma ei tea, kas mingite suurte pankade raamatupidamiskeskused ja kõnekeskused on see, mida Eesti majandus lõpuks vajab, on ju. Kuid ja mis on nagu Leedu puhul veel hästi oluline, ma arvan, on see üldine nagu enesekindlus. Et nagu räägitud, et kui eestlastel on täna see majanduslik kindlustunne aegade kõige madalam, siis Leedus on tõeline optimismilaine ja lõpuks on ju see optimism, mis elu edasi kannab, et kui sa ikka arvad, et juba hästi on ja hakkab veel paremini minema, siis sa lähed poodi ja ostad asju, siis sa ettevõtjana teed investeeringuid. Et selline üldine nagu suhtumine majandusse, et ma arvan, et see on täitsa arvestatav tegur, millest need erinevad SKP numbrid Leedu ja Eesti puhul tulevad. Aga tuleviku vaatevinklist, sellest langevatest intressimääradest on Eestil kindlasti rohkem võita. Eesti enda laenukoormus on suurem. See mõjutab lihtsalt rohkem raha, vaba raha jääb Eesti majandusse kui Läti-Leedu majandusse sellest, et intressimäärad langevad. Ja veel rohkem mõjutab see meie sihtturge, kellega siis jällegi Läti-Leedu väga palju koopaid. Et ütleme, tuleviku vaatevinklist ma arvan, et Eestil on nagu võita rohkem. Suur tänu, Mihkel.